kaasvõitlejad, daamid, härrad, kamraadid. Ma tahan teiega meenutada mõningaid lähipäevade uudiseid. Eile kirjutas üks portaal sellest, et varguste arv on Eestis paari aastaga tõusnud 25%. Mitte 2,5%, vaid 25%. Muide, täna võib veel taolisi andmeid avaldada, aga varsti võib suvaline riigiametnik, riigiaadlisse kuuluv inimene salastada sellised andmed kuni 75 aastas. Palju õnne teile kõigile. Mõne päeva eest ilmusid ilmavõrgust fotod Rosimannuse päikese Buchenwaldis lebavast inimvarest. Selle kontrastiks aga saime lugeda ühe Reformierakonna liikme luksuslikust prassimisest Tallinna ühes kõige kallimas hotellis, nimelt Telegraaf, ja maksumaksja maksis selle eest 4200 eurot. Kuidas on need uudised omavahel seotud, võib mõnigi küsida, aga otseselt neid ühendab Reformierakonna okupatsioon Eestis. Kui puhevarguste arv oli veel paar aastat tagasi langustrendis, siis tänasele tõusule on väga lihtne seletus. Kui inimesed maksavad ära oma korteri, kütte ja voolu eest, siis väga paljudel nendest ei jää enam üle raha. Ja mida teeb inimene, kellel on peretoidu, kellel endal on kõht tühi? Loomulikult valib ta lihtsa tee. Ja ta läheb ja varastab selle vorsti. Politsei ütleb, varastatakse toitu, esmatarvekaupu. Täna 21. sajandil Põhja-Euroopas. Ja ka mida siis teha? Paradoksaalsel kombel on muide vanglas inimesel sageli parem või vabaduses. 3 prisket toidukorda päevas, soe kamber, tuli põleb, arstiabi garanteeritud, kiire ja tasuta, kaasa arvatud hambaravi. Ja nüüd meenutame veel kord Reformierakondlasele kuuluvas koonduslaagris poolsurnuks näidatud hoolealust, kellest kirjelduse järgi on ainult kuu ja nark, ning kelle hoolitsemise eest maksavad lähedased 1200 eurot kuus. 1200 eurot hääd kaasvõitlejad. See on summa, mis kulub ühel korralikul tööl käival 3-lapselisel perel umbes kuus. Aga Rosimannuse hooldekodus on 1200 eurot ühe inimese kohta, närusid vähe. Kahe aasta eest oli õhus tunda eelaimust, et rasked ajad on tulevad. 2 aastat tagasi rääkisid konservatiivid, et elektri hindadega tuleb midagi ette võtta. Ettevõtjad olid juba siis hädas. Kõik said aru, et terendamas on katastroof. Ja see oli muide ammu enne, kui Venemaa alustas sõda. Me kuuleme täna iga päev praktiliselt oma tegevuse lõpetanud suurtest ettevõtetest. Me ei kuule mitte midagi väiksematest firmadest, pereettevõtetest, sest nende tuhandete või koguni 10 000 ettevõtete ja inimeste töö lõpetamine lihtsalt ei ületa uudisekünnist. Raha väärtus on langenud drastiliselt. Mis on järgi 100 eurost eelmisel aastal? Ostujõud umbes 70. Kas keegi on kuulnud valitsuse plaanidest inflatsiooniga võistlemisel? See haudvaikus on kõrvu lukustav. Märgiline on muide ka Eesti Panga vaikimine. Kui valitsuses on Reformierakond, Eesti Pank käitub tänase
valitsuse ebapädevuse hindamisel sama kompromissitult nagu Reformierakonna Rapla piirkond valitsust kritiseerides. Kas keegi on kuulnud liberaalide murest töökohtade säilitamise pärast? Mitte sõnagi. Täna on Eestis ühe vaba töökoha kohta paarkümmend tööd otsivat inimest. Valitsus ei näe siin mingeid probleeme. Keeldub ettevõtjaid toetamast, vaatamata meie sisemajanduse kogutoodangu kiirest langusest ja koguni riigi reitingu kukkumisest miinustesse. Loetelu halbadest uudistest meenutab Reformierakonna eetilist kuritegude nimekirja. See on praktiliselt lõputu. Aga kas kellelgi meenub mõni positiivne uudis paari viimase aasta jooksul? Minule küll ei meenu. Ja nüüd ma tahaksin teile meenutada üht tänaseks kahjuks ikooniliseks muutunud uudist. Mäletate pärast poliitilise politsei ja prokuratuuri korraldatud riigipööret kogunes Kallase valitsus päikesetõusu farsile Kadrioru lossi ees. Elektrimolekulide hilisem leiutaja seisab pildil selle paremas seimast. Temast vasakul seisavad tema kabineti tulevased ministrid, kellest Andres Sutil jätkus jultumust kokku puutuda. Fotor vaatab tema enda sõnade kohaselt Euroopa üks empaatilisemaid tegelasi vihaselt vastassuunas president Kaljulaidi poole. Ja see on mitte märgiline. Sutt Sulik suutis Kallase elu suur hetke ära rikkuda, loomulikult ei tea. Teisalt Kallas ei tea, kuidas käitub president, kimbatuses, mida ette võtta. Aga kuidas normaalne inimene sellises olukorras käitub? Loomulikult läheb appi. Läheb appi nii, nagu presidendi käsundus loomitseb. Kallas on samal ajal jäigas. Ja kui keegi võiks 2 aasta eest hinnata seda stseeni või kohmetust või kimbatust, siis on tänaseks ju meile kõigile selgelt tegemist oli sotsiophaagist, nartsissist, ignorantsusega. Kui inimene ei hooli kaasinimesest, siis miks me peame arvama, et ta hoolib rahvusest, hoolib riigist? Pilk Kaljulaidile oli muide püsiv ja hoialik, umbes nagu pilk Brüsselile, et mida seltsimehed keskusest minust võiksid arvata. Ja selles pildis oli tegelikult ettekuulutus, mida tol hetkel keegi välja ei lugenud, kuigi siia läheb kindlasti Eesti ajal. 4 aastat tagasi, kevadel, andsid 101 inimest vande ja kinnitasid seda allkirjaga. 101 inimest vandusid teenida riiki ja rahvust põhiseaduse vaimus. 19 neist on seda teinud oma parimate oskuste ja jõuga. Ülejäänud 82 kohta võib tagantjärgi tõdeda, et enamus neist ei kavatsenudki sellest vandest kinni pidada. Liberaalidele tundub vanne nagunii rituaalse reliktina, mis tänapäeva moodsat inimest enam ei lahista ja millekski ei kohusta. Ma küsisin meie fraktsioonist mõni nädal tagasi, et kas keegi teab peale meie inimeste kedagi, kel oleks Riigikogus tõekspidamisi aateid ja ennekõike eesmärke, milliste eest seismine on tingimusteta ja mille nimel üleüldse kandideeriti kunagi parlamenti. Ja vastuseks sain ma tõdemuse, et ilmselt olemegi meie ainsad veidrad erandid, teistel on pigem egoistlikud või siis pragmaatilised eesmärgid. IRL-i ühele omanikule kuuluvas ajalehes koostati niinimetatud valija kompass, milles esitatud küsimused olid suunavad, primitiivsed ja tulemus nende põhjal ka üsna etteaimatav. Mina leidsin, et selle kompassi segasel skaalal liigituse vasakpoolne konservatiivalt
ja esmalt olin üllatunud, võib-olla isegi segaduses, aga mõtlesin järele ja hoomlasin, et ega selles liigituses ei olegi mitte midagi negatiivset, kuigi kompassi koostajatel oli eesmärk sildistada inimesi. Oma inimestest ja rahvusest hoolimine ongi konservatiivne ilmavaade par excellence. Ja emakeele, kultuuri, kandle ja pastete kaitsmine võib ja ilmselt tundubki kõikidele liberaalidele adu konservatiivse düstoopiana ja sügavalt vastumeelsena, aga see on nende tragöödia. Läbi 2 Riigikogu koosseisu oleme rahvuskonservatiividena jäänud endale kindlaks ja me teeme seda absoluutselt ka järgmises koosseisus. Me oleme mõnikord eksinud, aga meie oleme seda ka tunnistanud. Ja oma nõrkuse tunnistamine või eksimuse tunnistamine on tegelikult tugevuse märk. Kas keegi kujutab ette, et Kaja Kallase või Reformierakonna toiduvahenduste keegi tunnistas, et jah, tegime valesti. Palun andeks, teeme riigid, teeme paremini. Muide, see on Eesti poliitikas eksimuse tunnistamine ülimaruline. See aastakümme on maailmale üsna kehvasti alanud, Eestile aga eriti viletsalt. Kõigepealt pandeemia, millega kaasnesid inimõiguste massilised rikkumised, vallandamised, segregatsioon ja politsei vägivald. Aasta eest ärkas marutõmbine karu, mille peale loobutas tänane valitsus kogu meie raske relvastuse. Eesti on kaitsetud kui kunagi varem. Majandus kihutab raketikiirusel kuristiku suunas. Riigi on üle ujutanud slaavlased. Me oleme muutunud tükastavaks venekeelseks europrovintsiks, mis ongi Reformierakonna eesmärk. Ja nüüd veel parlamentaarsest demokraatiast ja moraalist. Liberaalid on Riigikogu muutunud moraalituks koosluks. Vene kriminaalide ja rahapesijate annetused riigikaitsekomisjoni esimehele on tänase valitsuskoalitsiooni meelest igati kõlbelised ja ei kujuta Eestile mitte mingisugust ohtu. Üks Riigikogu liige, kes paljastus perverdi ja pedofiilina, omab aga jultumust süüdistada konservatiive Riigikogu kõnepuldis venemeelsuses. Parlamentaarne kultuur on Vargamäel, nii nagu rahvasuu seda sageli kutsub, muutunud olematuks. Ja selline ongi kindlates kätes Eesti. Daamid ja härrad, kogu see jama tuleb tagasi keerata. Meil on veel aega. Täna vajab Eesti selgeid silte ja plaane rohkem kui kunagi varem. Me seisame rahvuse ja riigina sellel kevadel ülimalt olulisel teelahkmel. Liberaalse frondi eesmärk on väikeste tähtedega kirjutatud Eesti vaba riik. Konservatiivide eesmärk Eesti Vabariik kirjutatakse suurte tähtedega. Päästame Eesti!